Tere sõbrad, täna oleme sattunud veidike ebaselgetel põhjustel Tabasalu kardiraja äärde, kus on selline liikur, mida ilmselt tänaval naljalt ei kohta ja mida tegelikult radadel ka naljalt ei kohta. Mis asi see on? Tegemist on Formula Studenti või siis ka eesti keeli tudengivormeli võidusõiduautoga. Aha. Kus siis see on selline rahvusvaheline tootearendusprojekt või tootearendusvõistlus on õigem öelda, kus tudengitele seatakse ülesandeks projekteerida ja ehitada üheistmeline võidusõiduauto ning seejärel viiakse siis võistlustulle erinevatele maailma ringradadele. Et see, miks te täna just siin olete, on võib-olla hea sellepärast, et kui paljudele jääb projektis vale mulje, et nad kujutavad ette, et tudengid ostavad hunniku detaile kokku, kruvivad need kokku, mis on sellega lahe ketsi vilistada. Et tegelikkuses täna on nagu näha, et see on tõeline prototüüp, et no ma saan aru, et auto on ju tegelikult, ta ei ole ikka tavaline vormel, tegemist on elektriautoga, eks ole? Tegemist on just elektrivormeliga, et see on meil esmakordselt selline juhtunud. Aga no, räägi asjast, mis siin siis lisaks tiibadeni me jõuame, millega võib vist, kui need tagurpidi pöörata, siis võib nagu lendu tõusta kiiresti, eks ole, aga mis siin sees põhimõtteliselt on? Siin on jõud ehk siis mootor, see on Jasa 750 mootor, mis on siis 100 kilovatti, meie puhul on ta piiratud vastavalt võistlusreeglitele 85 kilovatti peale ja väänet on siis 750 newtonmeetrit. Siin all on mootori kontroller, mis on peale mootori sisuliselt üks ainuke ostutoode selle auto juures. Et kõik ülejäänud on tudengit arendatud, et miks on see ostutoode, et selle põhjus on lihtne, kuna ehitame elektrivormelit esimest aastat, siis tahame astuda väikeste sammude kaupa, et mitte liiga suurt tampsu võtta ja liiga keeruliste asjade juurde minna. Ja siin all on siis kogu auto tarkus, mis seda autot haldab ja edasi liigutab, et kui seda ei ole või kui see ei tööta, siis see auto ei sõida. Et siin on nagu selleks, et see auto edasi liiguks, on väga oluline, et kõik need plaadid oleksid tudengite poolt õigesti projekteeritud, kogu see tarkvara oleks siia õigesti peale kirjutatud ja peale laetud, et seal ei oleks tarkvaras vigu sees ja kui kõik juhtahelad töötavad nii, nagu on ette nähtud ja samuti ka kõik turvaahelad, siis on lootust, et see autoga sõidab. Kas see asi on kuidagi pidi siis, nagu sa mainid, et võistlused ja sellised nagu standard või reeglid, et kas see on kuidagi pidi, teil on nagu mingid raamid ees, mida on vaja? Meil on mingisugused raamid ees, et meil on circa 150 lehekülge reeglistikku, aga kogu see reeglistik lähtub pigem sellest, et kogu see auto oleks turvaliselt üles ehitatud, et siin sideboard'i sees on ka akud, et siin on 400 volti, mis on juba äärmiselt ohtlik. Palju neid akusid mahu mõttes on, ma küsin kohe vahele? Mahu mõttes on 10 kilovatt-tundi. Et täna siin küll 10 kilovatt-tundi sees ei ole, aga võistlustele läheme 10 kilovatt-tunniga. Ja see tähendab siis seda, et see 10 kilovatt-tundi ja see 750 newtoniline mootor, et mis see ulatuseks siis umbes teeb või kui... No seda ulatuseks meie oleme ta projekteerinud, modelleerinud, arvutanud niimoodi, et sellega saaks läbida kestvussõidu, mis on siis meie jaoks circa 25 kilomeetrit. Ja see ikkagi tähendab, see ei ole mingi rahulik kulgemine? Ei, see ei ole absoluutselt rahulik kulgemine. Meie oleme arvutatud niimoodi, et juht saaks selle põhjagaasiga läbida. Aga kui nüüd tavaline elektrimasin võib üldse kasutada terminit tavaline, eks ole, pidurdades ka see energia jookseb tagasi akudesse, siin on samamoodi või siin? Meil ei ole. See on jällegi see, et me teeme seda esimest aastat, tahtsime teha võimalikult lihtsa, et see regeneratiivne pidurdamine, et see on jälle nõuab eraldiseisvat elektroonikat ja selleni me ei ole ka jõudnud. See muidugi oleks ju täiesti nagu tehtav. See on täiesti tehtav ja teine põhjus on ka muidugi see, et kuna enamus pidurdusjõust läheb esirattasse, aga meil on kogu jõuülekanne on taga, siis seda sinna taha saada ei ole nagu nii lihtne. No ma ennem vaatasin siin juba, kui sul oli see rool käes, siis mingid juhtmeid siin küljes ei olnud ja kui sa mingid nuppe vajutad, siis kõik need tiivad siin taga tegid igasugu trikke. Nagu näha, siis siin rooli peal on ja nupud, millega siis saab siin dashi peal ridu vahetada. Siin rooli sees on ka elektroonika, mis on täna need Maci-teibiga kinni pandud. Saadab siis üle XP protokolli signaali siia ja mis siis siin auto aju siis käseb vastavaid kanaleid lülitada, nii nagu vaja. Näiteks on meil siin
edevsüsteem on DRS, mis praegu ei tööta, sellepärast et rõhku ei ole taga. See on siis põhimõtteliselt nagu rõhk, et pneumaatika on siis... See on põhimõtteliselt pneumaatika. Ma keeran siit rõhu peale, siis näeb ka, kuidas see liigub. Et siin taga on CO2 paak ja see on selline pneumaatiline süsteem, DRS, nii on nagu ka Vormel 1 selline drag reduction system või siis pneumaatiline õhutakistust vähendav süsteem, et kuna need tiivad on hullult suured, siis selleks, et sirge peal seda takistust vähendada, siis sirge peal keerame nad sellisesse asendisse ja kurvi selleks, et auto oleks võimalikult hästi tee küljes ja kurvi läbimiskiirused oleksid võimalikult kiired, siis on see asend selline. Mis need kiirused on siis, millega need tiivad töötavad, mis üldse sõidus? No meie rajad on sellised väga dünaamilised, kitsad ja käänulised, et maksimaalsed kiirused on seal kuskil 130-140 kilomeetrit tunnis ja selle jaoks on see autoga ehitatud, et kogu see kõik algab pedrustus. Sirge kiirus? See on siis sirge kiirus, jah. No ma tean, et Michiganis oli ka kurvikiirus oli seal kuskil 110 vist. No samas neid tiibu vaadates mulle tundub, et ega eriti nagu vahet ei tohiks olla. See sirge või kurv. Noh, eks on ikka vahe ka. Ja muidugi nüüd nagu põhiküsimus, mida ma tegelikult kohe alguses mõtlesin küsida, mis need auto sellised suutlikkuse näitajad siis on, et kui kiirendus sekundites 100 ja kõigil on nagu väga selge mõiste? Kiirendus sekundites 0-100 on circa 3,5 sekundit. Ja seal ju mingit probleemi ei ole, sa ei pea midagi muud tegema, kui lihtsalt ainult pedaali vajutama, et käiku ei pea vahetama. Just. Ja muid selliseid probleeme ei ole. Ma vaatan siin taga on sellised suuremad sorti arvuti kuskilt korpusest varastatud ventikad, et kas see on kogu jahutus? No sisuliselt on see mootori ja mootori kontrolleri jahutus. Ja sellest piisab tõesti? Ja sellest tõesti piisab, jah. Mootori ja selle kontrolleri jahutamiseks. Mulle tunduks see nagu selline nali, et vaata nagu sa ostad sellise kuskil eBay's olid sellised turbod mingisugused, et võtad siukse väikse toiteploki ventika ja täitsa siis rohkem midagi siin ei jahuta, mitte midagi. No akudele oleme ka sellel aastal pööranud tähelepanu selleks, et akud oleksid jahutatud, et eelmine aasta juba alustasime sisuliselt selle auto arendusega. Et siis oli nagu akude kuumenemisega oli probleem, et sellel aastal on selline passiivne akude jahutus ka. Aga laed siis akud, teil on ka mingisugune kiirlaadimissüsteem ja kuidas see ringrajal asi välja näeb, siis sõidad akud tühjaks ja siis ongi sõit läbi või? Ei, siis me saame laadida ja laadimisaeg on circa 2,5 tundi meie puhul. Ta ei ole väga kiire, aga ta ei ole väga aeglane. Ta ei ole ka, jah, just. Aga see võistlus näeb ikkagi välja, kui me sellest ka veel 2 sõna räägime, et seal sõidad siis seda akut ikka mitu korda tühjaks või kuidas see võistlusdistants on siis? Seal on mitmeid erinevaid sõidualasid, ehk siis sõidualad algavad kiirendusega, et meil on kiirendusvõistlus, siis on skiidpad, mis on sisuliselt 8 sõitmine, kus mõõdetakse auto kurvijõudusid ja kurvisuutlikkust, siis on kvalifikatsioon sisuliselt autokross, kus sõidetakse raja peal 1 ring ja siis on viimane päev on kestvussõit, kus sõidetakse raja peal siis mitukümmend ringi. Aga eelkõige on ikkagi tegemist inseneride võistlusega, et esimesed 2 päeva on võistlused sellised, kus kogu meeskond, kõik poisid seisavad auto ümber ja räägivad kohtunikele, et miks on see hea, miks on siin õõtsoobadeks valitud selline kroommolübdeen toru, miks ei ole valitud mingit teist materjali, mis on selle toru paksus, kas ta peab vastu, millised jõud seal õõtsoobas mõjuvad ja nii edasi. Aga ikkagi kusagil bussis on peidus ka selline sõitja, kes on stiigikiivriga ja siis lõpuks tuleb. Jah, bussis on peidus ka vähemalt 1 sõitja. Et ikkagi sõitja on ikkagi sõitja, mitte nii, et viskad umbes liisku, et üks mees läheb jälle sõidama. Ei, päris nii ei ole, jah. Et meil on selline pilootide valik, et anname kevadel küsime, kes tahavad saada piloodiks. Kõik on mina. Teie tegelikult on just vastupidi, et väga vähesed tahavad. Sest, et kui kõik on näinud, kuidas aasta otsa 30 meest on siia aega ja energiat panustanud, siis on see nagu väga suur vastutus viia see auto rajale ja siis see kuskil rehvi sõita. Aga kuidas teil siis läinud on? Küsime siis ka niipidi, et
Läinud on nii, et sisepõlemismasinaga oli meeskond äärmiselt edukas. Et alustati 2007 Silverstone'ist, seal saadi kohe parim uustulnuka tiitel, seal aasta-aastalt autot parendati ja sisepõlemis. Ja nüüd eelmine kevad maikuus oli sisepõlemismootoriga viimane võistlus, käisime USAs, Michiganis ja Kanadas ja mõlemal võistlustel olime teised, kus oli esimene meeskond näiteks Stuttgart Saksamaalt, et võistleme selliste tõeliste suurte autotööstuste hiidude poeglastega. Et oleme selles mõttes väga tugevad. Aga võistlusel loeb ikkagi, olu, et kohtunikud vaatavad siin auto ehitust, põhimõtteliselt ikkagi loeb nagu see sekund või kümnendik või ütleme ringi aeg või aeg ikkagi. No, punkte saab ka selle eest, et kuidas, et kui auto ehituslikult, et kuidas siis teised insenerid autotööstusest ja motospordist seda autot hindavad, kui hästi suudame meie inseneridena ja tudengitena neile maha müüa. Et sealt tuleb circa pool punkti. Aga nüüd siis see elektriteema, et sa rääkisid, et siin bensuga olid edukad, aga elektriga edu veel natuke tuleb oodata. Et kuna projekti eesmärk on ikkagi õppida, siis see on olnud ka meie isandate ehk siis koolide soov, et minna elektriliseks, siis nüüd oleme, võib öelda juba, et teist aastat arendame seda elektriautot, et no kui sa ise niimoodi ütled, kõrvutad praegu elektrimasina bensiiniautoga, kumb kiirem on? No kiirendus on kindlasti elektrimasinal kiirem, aga võistlustel sõidavad elektrimasinad ja sisepõlejad kõrvuti. Et sellepärast ongi nagu väga võistlus, et ei ole, et elektrikad ja sisepõlejad võivad sõita samasse sekundisse, et ei ole ette antud valesid ja õigeid lahendusi. Et näiteks Silverstone'i võistlustel, kus me käisime sisepõlejaga, meie olime kõige kiirem auto rajal, 4-silindriline suurte tiibadega toruraamiga auto. Teine koht oli 4 elektrilise rummumootoriga, monokokraamiga, ilma tiibadeta auto. Kolmas koht oli samuti suurte tiibadega, toruraamiga, 2-silindriline ülelaetud masin. Et ei ole nagu väliselt, nad näevad kõik väga sarnased välja, aga kontseptuaalselt, ülesehituselt on need nagu väga erinevad ja sõidavad kõik samasse sekundisse. No ilmselt purjetajad teavad ka väga hästi, et pannakse kusagile mastide külge sellised niidid, aga siin on kiirused vähe suuremad, aga on neid niiti siis näha ka reaalselt sõidu peal. Jaa, neid on väga hästi näha, et hiljem ilmselt raja peal saate ka oma silmaga näha. Meie aerodünaamika mees täpselt samamoodi kõigepealt vaatab, kuidas autos või kuidas arvuti näitab, kuidas õhuvood liiguvad tiiva peal, siis tuleb rajale, teeb pilti ja vaatab, et pilt on täpselt samasugune, siis ta on väga õnnelik ja rahul enda tööga. Ja nii, et pealt näha, eks ole, lihtsalt väike tükk teipi ja lõng ja ongi tipptehnoloogia. Just, et seda tegelikult kasutatakse ka professionaalses motospordis. Nii. Aga ega ma nüüd rohkem sind ei kiusagi, sest et muidu jääb sõitmine ära, siin on tumedad pilved taevasse juba tekkinud. Kas Eestis ka seda masinat kusagil siis veel lisaks nüüd sellele tänasele päevale näeb või mis plaani? Ja see ongi väga oluline aspekt, et täna on ta sellise prototüübi kujul, et järgmine nädal läheb auto täiesti laiali, saadame ta liivapritsi, pulbervärvi, nii edasi. Ja siis on meie esimene katsevõistlus nii-öelda, on augustikuus Põltsamaa kardirajal 6–9 august, kus siis saab näha ka teisi välismaa meeskondi. Toimub võistlus nimega Baltic Open, kus on siis meeskonnad nii Skandinaaviast, Saksamaalt, Rootsist, Soomest kohal. Et kindlasti väga põnev näha nii teisi meeskondi, kui seda autot rajal sõitmas näha. Väga hästi, aga tänud sulle ja tulge siis Põltsamaale vaatama, kuidas elektrimasinad sahistavad. Seal on ka sisepõlejad. No vaat nüüd rikkust kõik ära, ma just mõtlesin öelda, et nad nüüd sahistavad, aga mõned ka põristavad, ütleme siis nii.